Tere Martin Jaanus, et ma tean sind kui väga suurt lintmakkide huvilist ja täna olemegi kaameraga siis tulnud sulle küll, et sa räägid jälle oma ühest väga ägedast ja põnevast lintmaki projektist, et mis makiga tegu ja mis asja sa siin makil nagu siis valmis ehitasid või ringi tegid, et? No tere minu poolt ka, kuidas tuleb lehvitada. Mis selle maki puhul ma siis tegin? No tegemist on 22 aastat vana makiga. See on venelaste üks tippmakkisid omal ajal, mis tehti. See on 92 või 93, mis aasta ma kondade pealt välja lugesin. Et tema heli kvaliteet ei jää mitte mingil juhul CD-mängijatele alla. Ja kui subjektiivset arvamust kasutada, siis ta isegi võib seda ületada, aga analooghelil on teatud nüansid. Aga mis ma selle maki juures tegin? Ega ma siin muud ei olegi teinud, kui ma olen lihtsalt uue juhtimiselektroonika sisse ehitanud. Sest et selle maki ma vahetasin ühe teise maki vasta. Sel makil pidid olema konded läbi, nagu ikka öeldakse, kui tööl ei lähe, müüdid ära. Ja siis, kui ma selle maki sain, mõtlesin, et ma teen poole tunniga korda. Teinud. Lõpuks selgus, et see makk on saanud äikese kahjustuse. Et see on, ma järeldasin sellest, et suvalised mikroskeemid tulid läbi ka võimendite plaadi peal. Et see tavaliselt ei lähe läbi. Ja aga siis ei olnudki mitte midagi muud teha, kui näitame tagant poolt. Siin peaks olema üks sama suur plaat. Siin on mootorite juhtimise analoogelektroonika, mis reguleerib mootorite kiiruseid ja lindi pingust ja nii edasi. Ja siis siin pool pidi olema digitaalelektroonika 3 vinge mikroprotsessoriga. Üks nendest tegeles lugude otsimisega, teine oli automaatrežiimide oma ja kolmas lihtsalt teadis, millist elektromagnetit millal klõbistada. Aga see on siis nüüd see juhtimisosa siin nii-öelda? Jaa, see, mis ma ise tegin. Ta keerada võib-olla veel, see näita seda juhtimisosa, et see on nüüd ise tehtud värk kõik siin. Nii, et mis ma siis tegin? Ma võtsin maki enda skeemi ja üritasin teha täpselt niimoodi, et makis mitte midagi ümber ehitama ei pea. Et maki enda pistikud läksid sisse. Aga mis siin on kõigest? Siin on kõigest üks Atmega 88 ja mõned KT315 transistorid. Kas sa nüüd katsusid kopeerida seda olemasolevat juhtblokki või mõtlesid täitsa kohe ise? Täitsa ise. Oi. Et skeemi ma võin pärast näidata ka, mul on skeemi kuskil joonistasin ära. Ja siis ULN 2003 juhib neid elektromagneteid ja releesid, mis siin on. Ja see rohkem kivisid oli, 2 kivi. Ja siis LCD ekraani panin ka esipaneelile ja see on ka mikrokontrolleri poolt juhitav. Ja ega siin... Oli sul katsetamisel mingi probleeme ka või hakkas kohe nagu sisse lülitasid tööle? Ega ta programmeerimine on nagu see tähtsam asi. Just. Et elektriliselt hakkas muidugi tööle. Mis seal mitte töötada on, aga programmeerisin ma vist mitu kuud järjest niimoodi poole tunni kaupa, siis kui ma nii-öelda viitsisin ja aega oli. Aga see alumine osa on kõik nii-öelda endine, et kui ma millalgi tahtmist ja viitsimist on, ehitan selle ka ringi. Sest et mis on nõukogude aparaatide häda, on see, et nad on tehtud sellistest juppidest, mis on kätte saadud. Ja konkreetse isendi mehaanika on maha viksitud Revox A700 pealt. Nii. Et ta on välimuselt kuulsa lintmaki koopia. Nii. Paned äkki mängima siis ka? Paneme. Võtame selle kaane ka ära. Nii. Siin makil peaks olema tegelikult 1, 2, 3, 4, 5 helipead. Viienda ma eemaldasin. Üks on puudu, jah. See üks helipea, see on ühtepidi mängimiseks, kui mängib paremalt või vasakult paremale. Teine on reversi peal mängimiseks. See salvestab ja see kustutab.
ja siin oli veel üks helipea, mis on lugude otsimiseks. Nii. Et kerimise ajal vaatab, kas signaal on või ei ole ja siis niimoodi saab aru, et kas lood on või ei ole. Aga selle ma eemaldasin seetõttu, et on täitsa tavaline helipea või taasesistuspea, mis siin on. Et milleks seda lihvida? Et kui see pea ära kulub, ma saan ta asemele panna. Lihtsalt sel põhjusel. Paneme ta käima. Aga ma sain aru, et sul ikkagi tegid selle kuidagi selle otsimise ka siia juurde ikkagi, et ilma selle otsimispeatagi isegi. Otsimine on mul lihtsalt mälu järgi. Et ta ei otsi loo lõppu lihtsalt. Ja nagu siin näha, siin on omast ajast päris suur nupuunnik. Räägi jah sellest funktsionaalsusest, et mida see nupuunnik seal võimaldab teha ja võib-olla. Et kuna tol ajal ilmusid 80. lõpus, 90. alguses olid juba ilmunud nii-öelda CD-mängijad ja nendel väga mugavad kasutusfunktsioonid. Ega siis nõukogude insenerid taha kehvemad olla. Õige. Ja tegelikult, kui vaadata neid funktsioone, siis isegi lääne kassettmakkidel on nad peal. Aga ma ei teaks, et ühelgi lääne lintmakil nad olemas oleks. Sellisel kujul. Ehk mis see võimaldab? See võimaldab lugusid otsida, võimaldab teha nii-öelda observer preview või lühiesitlust, et mängib 10 sekundit igast loost, siis kerib terve lindi läbi ühte teistpidi. Mängida ühtepidi, teistpidi, kui lint ühtepidi ära lõpeb, hakkab teistpidi mängima ja siin lugude numbrid lihtsalt sisestada. Et tahan mängin seda lugu, siis mängin teist lugu, siis mängin jälle kolmandat ja suvaliselt nii-öelda. See on uskumatu, et sellisel linkmakil on selline funktsionaalsus juurde ehitatud, et aga nii palju, kui ma olen foorumitest lugenud ja ka tuttavatega suhelnud, kellel sarnane makk on, siis mitte keegi seda ei kasuta, sest see oli ääretult ebatöökindel. Ja. Aga siis siit ees on näha LCD, siin ta näitab 46 minutit ja 2 sekundit peaks olema lindi algusest pärit. Nii, kerime ühtepidi. Ja kui meil teistpidi, siis ekraani graafika ka osaliselt muutud. No paneme käima ka, vaatame. Mul on hetkel siin suvalised arvutikõlarid taga. Ja. Kui sellest üllatavalt puhtalt mängib, et mingit krõbinat ega sahinat ei tundu nagu olevat. Ega ei peagi olema. See tegelikult saab magnetsalvestuse ja üldse analoogsalvestusega väga hea heli kätte. Aga siis peab see tehnika olema absoluutselt korras ja väga puhas ja hästi reguleeritud. Et digiasjaga on väga lihtne, et kas need bitid on või ei ole, see mingit muud valikut ei ole. Aga vaat see ongi see koht, kus analoogtehnika annab mängimisvõimalust. Et ma tahan asja paremaks teha. Ma saan sealt natuke timmida. Tahan asja natuke teistmoodi. See heli kvaliteet on igal analoogseadmel isemoodi. Ja see ongi analoog asjade võlu, et saab vaielda, et kumb makk või kumb plaadimängija on parem. Ja väga vaieldaks neid kõlarite üles. Kõlarite heli sõltub ju väga paigutusest ja kujust ja kõigest asjadest. Ja. Aga kuidas see nagu, kas need lindid, kus sa neid linte saad või on sul mingid ilgelt vanad lindid, et kuidas need nagu vastu peavad ja? Linte, tegelikult kui aus olla, siis ma olen aru saanud, et linte tänapäeval veel toodetakse. Jah, et põhiliselt, kes on tarbijad on suured helistuudiod, mis teevad, neid on küll vähe maailmas järgi, aga mis teevad, nägu kõlab tuttavalt. Ja. On. Aga mis teevad just sellele eesmärgil, et stuudios salvestada esimene või teine koopia sinna peale. Põhjus on just selles, et digisalvestus on jäik. Need bitid on nii nagu on. Aga analoogsalvestus annab teatud juhuslikkust ja müra ja sellist pehmust annab juurde. Ega see linditehnoloogia ei ole kuskil kasunud, et ega pangakaartides ju kasutatakse ka tegelikult veel siin taga ongi magnetlint põhimõtteliselt. Ma olen aru saanud, et ega jah, teatud kohtadest ikkagi leiab veel rakendust. Arvuti kõvaketas on täpselt sama tehnoloogia mõide. Ja. No mida ka teha võimaldab. Näiteks ütleme, et see laul mulle väga meeldib. Võtan selle koha mällu. Näete, siin. Nüüd laseme edasi natukene. Oletame, et ma kuulasin laulu lõpuni. Tuleb siit mingi muu jama. No mis vahetame. Nii, laseme tagasi.
Täitsa ise pidurdab kohe kinni ja kohe lüütab kõik sisse. Kusjuures see pidurdamine on natukene intelligentne. Ahaa. Väiksemate ketastega on paremini näha, aga suuremate ketastega on natuke halvasti näha. Ta pidurdamisel annab vastu tagasi käigu kõigepealt. Et see protsessoris ma olen programmi natuke intelligentseks teinud. Et ta suure kiirusega pidurdab, ta saab kiirust mõõta, annab kõigepealt tagasi käigu. Et siis ta suudab selle ketta kiiremini kinni pidada. Et pidurdab nagu mootoriga, mitte julmalt ei hoia kinni.